tere õhtust! Me oleme jõudnud teiega, kõik me siin kosmoselaeval nimega Maa, ühte uude ajastusse. Me nimetame seda ajastut enesekeskselt antropotseeniks, mis tähendab, et mitte enam geoloogilised jõud ei kujunda seda, mis meil siin planeedi peal toimub, vaid meie enda tsivilisatsioon on see kujundav jõud. Ja see, mida me varem teadsime looduse tsüklitena ja tasakaaluna ja korrapärana, on järjest rohkem asendumas ümberringi katastroofide ja kaoste ja korrapäratuse ja ootamatustega, mida meie keskkond siis meile tagasi pakub selle eest, mis me oleme teinud. Ja me oleme saavutanud sellise tehnoloogilise suutlikkuse tsivilisatsioonina, et viimase võib-olla aastasaja jooksul me oleme siis teinud kaugelt rohkem, omanud kaugelt suuremat mõju, aga seeläbi siis teinud ka ilmselt kaugelt rohkem kahju kui kogu oma liigi varasema ajaloo jooksul, mida me siis võime mõõta paarisaja tuhande aasta või kuni paari miljoni aastaga. Ja on üsna selge, et sellised leebed lähenemised, mida me oleme siiamaani võib-olla siis looduskaitses või keskkonnateadlikkuses proovinud, et tänasel päeval siin, mida me selle loengusarja pealkirjast tulenevalt ka saame kirjeldada sõnaga absurd, meil nendest enam ei piisa, meil on vaja midagi väga palju rohkem ühiselt ära teha ja selleks siis Tallinna Rahvaülikool ongi alustanud sellist loengusarja absurdist ratsionaalsuseni ja selle raames erinevad eksperdid tulevad ja jagavad oma nägemist, arusaamist, oma ekspertteadmisega, teevad seda sellisel vestluslikul ja kättesaadaval ja mõistetaval moel. Selleks, et tekiks rohkem laiemat arusaamist meil kõigile, et me oskaksime seda võib-olla viia ka edasi oma võrgustikesse ja ringkondadesse, et mil moel meil siis ikkagi on võimalik absurdist ratsionaalsuseni jõuda, mismoodi see ratsionaalsus välja võiks näha ja mida me selleks teiega teha saame. Aga ma nüüd hea meelega annaksin igalühel teist korraks sõna selleks, et ma proovisin niimoodi oma väiksel moel seda absurdi kirjeldada, aga mis see teie vaatest, see absurdi kirjeldus teie valdkonna või vaatenurga poolt võiks olla, kui me keskkonnast ja keskkonnakatastroofist räägime? Keda sa tahad alustab? Väga palju vahet ole, hakka peale. Hakkan siis otsast pihta. Tere kõigile. Et see on huvitav küsimuse püstitus, sest see on küsimus, millele vastuse ma vist mõtlesin paar kuud tagasi välja ja mul on tegelikult kaks vastust. Üks on see, et kas pole kummaline, et inimene on sellise psüühikaga olevus siin planeedil, kes on saanud võimaluse arendada oma mõtlemine nii kõrgele tasemele, et ta suudab selle mõtlemisega praktiliselt aru saada, kuidas see planeet töötab, kuidas see elu siia on tekkinud, kuidas on tekkinud tingimused, et meie oleme arenenud nii kõrgele tasemele, et me saame sellest kõigest aru. Ja et meil on tekkinud siis sellised ratsionaalsed võimed, et me saame aru, kuidas kogu see süsteem toimib ja kui uskumatult äge see süsteem on. Ja siis hetkel, kui me saame sellest aina paremini aru, siis mida me sellega teeme? Me lõhume selle ära. See on minu arust nagu nii kummaline. Et ehk siis, et see on midagi, mis on siis ka millegi pärast meie psüühika omapära ja natuke see on see koht, mis minu jaoks seda küsimuses kajastuvat absurdi peegeldab. Ja teine selline sissejuhatav mõte on see, et psühholoogina minus võib-olla nagu tulevad kokku üsna mitmed erinevad psühholoogia valdkonnad hariduspsühholoogias, ses mõttes, et kuna ma tegelen igapäevaselt õpetajate õpetamisega selleks, et nemad saaksid aru, kuidas lapse psüühika töötab, siis ma arvan, et võib-olla ma olen äkki mõnes mõttes nagu laiema profiiliga korstnapühkija, kondiiter, kui võib-olla mõni teine psühholoog. Ja kui nagu järele mõelda, siis tegelikult täna on olemas, võiks öelda, nagu psühholoogilised tehnoloogiad selleks, et keskkonnakriis ära võtta meilt. See on täiesti olemas, lahendused on olemas.
Neid on nii palju, me võime neist täna natuke rääkida, ma saan aru, siin tuleb ka eraldi loeng, eks ju, kus pigem mina räägin vist järgmine nädal, jah. Et seega, kui me teame täna lahendusi ja see on samasugune teema on vist ökoloogias, et loodusteadlased ka juba täna teavad lahendusi, mis aitaksid, me ei pea enam midagi uut leiutama, me teame, mida teha, aga me lihtsalt ei tee, me lihtsalt ei kasuta neid, et see ei ole täna enam see küsimus, et mida teha, mõtleks välja, teadlased võiks teha eksperimente, uurida, ei, kõik on teada, hakkaks lihtsalt tegema. Ehk siis see tekitab tunde, et mis on siis see takistaja siin praegu, ehk siis minu jaoks on see absurd. Küll absurdselt. On. Võtan siis järje üle, et eks absurdsus ongi jah see, et me nagu saame aru, aga samas ei kuidagi lõpuni ei tõde endale, et mida me õige teeme. Et see keskkonnateadlikkus on ju päris suur, aga kui palju me sellest teadmisest kasutame, on üsnagi väike. Aga ma tahtsin liikuda natuke spetsiifilisemaks minna selle asjaga, et näiteks üks asi, mida ka see video siin puudutas, mis ongi absurdne tänapäeval, on see, et me tegelikult mõtleme välja väga palju uusi tehnoloogiaid, väga palju uusi tooteid, mis meie elu kergemaks teeks ja tegelikult ka mingis mõttes lahendame oma arust probleeme, nagu see fliisi lugu oli, et teeme plastpudelitest fliisi, et jumalast hea mõte ju, aga siis kaasneb mingi täiesti uus protsess, mida me ei suudagi ette näha. Et tihtipeale juhtub uute toodete ja tehnoloogiatega see sama asi, et tootja ei analüüsi lõpuni seda protsessi ja lihtsalt toode või teenus lastakse õhku või lastakse käiku ja selgub alles selle käigus siis see tegelik mõju. Ja nüüd sealt edasi minnes siis see mõju, mis tekib, et pahatihti ei osata ka seda mõju tegelikult hinnata õigesti. Et me hakkame alles praegu aru saama mingitest asjadest, mida nagu oleks pidanud juba ammu nagu teadma, et näiteks kas või see sama mulla nii-öelda viljakus, et kui sinu teema peale minna, et kuskilt jäi ühelt mulla loengult meelde, et ühes lusikatäies mullas on rohkem elusorganisme, kui maakera peal elab inimesi. Et ma loodan, et see on õige fakt, mis mul meelde jäi. Et selles mõttes, kui niimoodi mõelda, osata ja seda nagu teadmist kasutada, siis kindlasti paljud põllumehed toimetaksid teistmoodi. Õnneks see muidugi hakkab vaikselt nagu jõudma kohale ka. Ja see kohale jõudmine ongi seotud sellega, et kes selle teadmise nii-öelda välja mõtleb, teadlased siis oma teaduslike meetoditega ja pahatihti neid ei taheta nagu väga uskuda, kuigi nad ei ole ju, ma julgeks väita, et enamik teadlasi ei ole nagu oma kasu peal väljas, et nad ikkagi annavad edasi seda, mis nad oma uurimustöös on teada saanud ja mis neid väga puudutab. Et see on nagu ka absurdne, et teadlasi ei kuulata väga. Mulle tundub, et see absurd ja reaalsus on nagu minu jaoks on mingis mõttes nagu sama asi, et see reaalsus, et inimesed teavad, aga midagi ei tee või näiteks mulla puhul, et minu isa on põllumees ja siis tema teab küll, et mürgi pritsimine põllule ei ole hea asi, aga näiteks tema ütleb, et teie tehke edasi paremini, et mina olen üles kasvanud nende teadmistega selles ajas, loonud selle süsteemi ja ma saan aru küll, aga ma ei saa, nagu ma ei jaksa seda lihtsalt muuta, et tehke teie ja siis see reaalsus ongi see, et näiteks mina saan permakultuuriga tegeleda tänu sellele, et minu isa on põllumees ja on võimaldanud mulle maad ja võib-olla võimaldanud ka üldse, et ma olen saanud üles kasvada keskkonnas, kus on olnud piisavalt ressursse selleks, et ma saaksin omandada hariduse, selleks, et ma saaksin maailmas ringi rännata ja selleks, et ma saaksin teha seda, mida ma armastan. Et tegelikult paljud inimesed maailmas ei jõua, ma arvan, mõelda keskkonna küsimuste peale just sellepärast, et nad mõtlevad selle peale, mida nad homme söövad või kas neil on üldse mingi koht, kus elada ja olla. Ja kus see muld sinna sisse tuleb, mis on absurdne, et me nagu teadlastena teame, et umbes 50 aastat veel ja siis on maailmas viljakad mullad otsas.
et ÜRO on seda öelnud, on ju, see ei ole selline nurga taga teadmine tegelikult. Aga muld, kui ma õppisin õigusteadust ja mõtlesin, et ma uuriks seda, et kuidas muld meie õigussüsteemis on ja Euroopa õigussüsteemis, siis ma avastasin, et esiteks, et muld ei olegi üldse defineeritud meie õigusruumis, et parimal juhul ainult seal maavarade seaduses, et see on see pinnapealne kiht, mis tõsta kõrvale, kui sa hakkad kaevama. Ja siis, et Euroopas on tehtud mullakaitse direktiiv, välja töötatud, aga loomulikult see ei ole vastu võetud, sellepärast et see oleks tõenäoliselt liiga koormav siis põllumajandussektorile või siis mingisugustele inimestele või ma ei tea, kellele. Igatahes selleni pole jõutud. Ja siis sisuliselt ma avastasin, et mul ei olegi midagi uurida nagu selle mullaga seoses, et kuna mullaga põllumajandusministeerium ütleb, et nemad tegelevad põllumajandusega ja siis Keskkonnaministeerium ütleb, et mullagani me pole eriti jõudnud ja siis ma ei tea, mis veel on, Maaeluministeerium nagu ka mullaga ei tegele. Ja tuleb välja, et tegelikult ka ülikooli tasandil, et mina Tartu Ülikoolis õppides sain teada mulla füüsikast ja keemiast, aga mitte mulla elustikust. Et isegi see on nagu sealt maalt puudu ja minu teada Maaülikoolis ei ole ka seal just nagu väga palju, aga samal ajal muld on see, mille peal me kõiki asju siin maailmas teeme, mille peal nagu tsivilisatsioonid püsivad ja kui muld saab otsa, siis nad kaovad. Et kas või Lähis-Ida, mis kunagi oli maailma kõige külluslikum ala, ripuvad Babyloni aiad, kui nad kunagi eksisteerisid ja praegult on seal lihtsalt kõrb ja sõda. Et tegelikult, kui me mulla eest ei hoolitse, siis võib meid ka tabada nii-öelda kõrb ja sõda või selline, et see ongi absurd, et me inimestena, ma ei tea, ei saa sellest lihtsalt aru. Pole ju päris nii, et me nüüd midagi teinud ei ole kogu selle asjaga aegade vältel, et me oleme ju üritanud, teadlased on uurinud, ettevõtetel on need R&D uurimisosakonnad, mis üritavad nagu aru saada, võib-olla tänapäeval isegi nagu üritavad aru saada, mis see keskkonnamõju organisatsioonil on ja panevad seda oma raportitesse. Me oleme rahvusvahelisi kokkuleppeid riikide vahel teinud, mis justkui peaksid meie emissioone ja jalajälgesid nagu vähendama mõnevõrra. Me teame, nii nagu sa ütlesid, palju lahendusi on teada, isegi kui me võib-olla nagu kõik me neid kõiki ei kasuta, aga me oleme proovinud. Ja ometi me oleme täna selles olukorras siin, kus näitajad on ikkagi nagu äärmiselt halvad. Et miks meil välja ei tule? Me proovime erinevate maailma liidrite ja kelle kõige juhendame seda, aga nagu ei... Proovime või? Mulle tundub, et Kyotod ja Pariisid ja... Et kui 92. aastal kõik maailma riigid kirjutasid alla, et nüüd me hakkame fossiilkütuseid vähendama ja sellest aastast peale on fossiilkütuseid põletatud rohkem kui kogu eelneva aja jooksul kokku. Et selles mõttes mul on tunne, et jällegi psühholoogina on nagu, kui sa oled psühholoog, siis kõik tundub sulle nagu psüühika, eks ju. Et kui sul on haamer, tunduvad kõik asjad naelad. Aga et selles mõttes mina arvan, et võib-olla me ei ürita tegelikult. Ja miks me ei ürita? Ma arvan, et me võiks tagasi minna sinna, et kus see sama psüühika inimene on olnud umbes 20 000 aastat selline inimese kujuline ja tema eellane, mis 800 000 aastat kokku vist on meie aju evolutsioneerunud ja mida aju on pidanud enamus aega tegema, mis tüüpi probleeme lahendama, kas konkreetseid või abstraktseid. Hästi konkreetseid, et meie aju ülesanne on olnud eristada mustreid teistest mustritest ja teha tajupõhiseid kiireid otsuseid, mis on oht, mis ei ole, mis on toit, mis on halvaks läinud toit. Ehk siis meie aju esmane reaktsioon keskkonnas on teha tajupõhine otsus. Ja aju on hästi neuroplastiline, mis tähendab, et ta on võimeline tegema igasuguseid muid asju ka, igasugust peenemaid operatsioone, aga selleks on vaja õpetust, mis on olemuslikult teissugune kui see, kuidas me täna õpetame keerulisi asju. Ja tegelikult on ju niimoodi, et kui sa näiteks ei saa aru, kui sa ei saa aru näiteks inimõiguste kontseptsioonist, siis tõenäoliselt võid sa olla oma kogukonnas natuke vastik ja võib-olla natukene muuta oma riigi vähem populaarseks maailmas ja nii edasi. Aga võib-olla ei juhtu midagi hullu ja kui sa näiteks ei saa aru, kuidas viirused toimivad, mis on ka hästi abstraktne nähtus, on ja sellepärast neid joonistataksegi neid mullikesi igale poole, et natuke visualiseerida, et abstraktne mitte tajumatu teha tajutavaks, kuna aju tahab alguses seda tajutavat, et hiljem tajutavast lahti lasta ja mõtelda ainult sellest, mis on abstraktne.
et siis sa võib-olla ka nakatad enda inimesi siin ümber ja rohkem mitte, aga täna oleme jõudnud seisu minu arvates, et kui me jätame õppimata iseenda asetuse ökosüsteemis ja iseenda iga liigutuse tähenduse seal ökosüsteemis, siis me tegelikult hävitamegi ära need järel tulevate põlvede mullad. Eks ju, et mul on tunne, et me võisime oma koolisüsteemi lasta olla nii mõttetu, nagu ta on. Et lapsed käivad koolis, keegi ei vastuta, et nad tulevad sealt välja tavamõistetega. Et nad tekitavad õpetajatele illusiooni, et nad saavad aru, tegelikult nad reprodutseerivad vastuseid, millest nad ise ei saa aru. Ja need vastused ei ole kasutatavad. Et päris elu kontekstis, sest nad on õppinud viisidel, mis ei sisalda mõiste arengut või mõiste muutumist. Aga et mul on tunne, et jah, et see on okei, kui see puudutab sind või mingeid asju, tegelikult muidugi ei ole okei. Et see inimõiguste näide on ka selline, tegelikult ju ei ole okei. Aga et nüüd see puudutab nagu kõik järeltulevaid põlvesid, tegelikult meie põlvkond, et meil on võib-olla eri hinnangutel võib-olla alla 10 aasta aega enne kollapsit. Et eks mul on tunne, et me oleme nagu selles mõttes kuritegelikult võib-olla lasknud üle need teadmised, kes ütlevad, et kuulge, et kooli ei tohi niimoodi pidada. Koolis ei tohi niimoodi õpetada lapsi, et nad tegelikult mitte millestki aru ei saa. Ja ega seda, ma arvan, et esimesena ütles selle välja aastal 34 Lev Vygotsky, kuidas mõtlemine tegelikult areneb, hakati seda asja uurima. Ja täna on seda uuritud samamoodi, aga üsna palju empiirilisi andmeid on selle kohta, et milline see kool peaks olema üles ehitatud. Mõned pusivad ka sellist haridust anda, ja me näeme, et ikkagi lõpuks need, kes päriselt asjadest aru saavad, on ülikoolis õppinud bioloogiat või ökoloogiat. Lennarti käest korra küsida, et Lennart, sa nagu käid, räägid, teed saateid, kirjutad, muuseumis õpetad. Rääkimine pole õpetamine. Näituseid käib ringi mööda maailma, muuhulgas mere ja plastikureostusest meres fotograafikas oli siin mingid ajad tagasi üks. Kas sa näed sealt nagu efekti juhtumas või mis siin motiveerib seda kõike tegema? Grete just kui ütles, et probleem on selles, et me nagu nii väga ei õpeta. Ja mis on õpetamine? Ja natuke ka see sama, mis Grete enne ütles, et me oleme ainuke liik, kes mõistab nagu, kus me oleme ometi omadega. Et mul isegi kohati tundub, et me vist ei mõista ikkagi päris täpselt, kus me oleme. Et vaatasin just üks päev maailma, ütleme siis lähitulevikku, see oli siis triljonites aastates edasi, niisugust simulatsiooni, et mis siis tänapäevased füüsikateadlased ja kosmoloogid on välja mõelnud, et kuidas see nii-öelda maailm siis edasi kujuneb. Ja ma ütlen ausalt, et seda sooja mõnusat sellist olemist siin, elurikast olemist on meile ikkagi väga vähe antud ja enamik maailma tulevikust on see külm ja kõle nii-öelda faas, kus mitte mingit elu ei toimu ja elu on kuskil nii-öelda kapslis ja võib-olla siis mingi hetk jälle korraks hakkab sealt tärkama, aga et selline protsess tekiks, et me tõesti areneksime väga keerukateks organismideks taas, on üsnagi pisikene. Aga nüüd Margo küsimuse juurde, et mina küll iseenesest näen, et seda rääkimist ja tegemist, et see kindlasti mõjutab ikkagi inimest ja olen näinud konkreetseid nagu näiteid, et siin alustasime podcasti tegemist muuseumis ja päris mitu inimest tuli pärast seda nagu tänama, et kuule, et ma nüüd ei niida enam aias, et mul on siin heinamaa ja kõik. Et tegelikult ikkagi vist ongi see, ma ütlen, et see võtmeasi on nagu jõuda selle inimeseni, tema nagu mõtte maailmani ja talle nagu kohale jõuda enda mõtet talle edasi anda, mis sa oled aastatega ju endasse kogunud, et seda on nagu väga raske tegelikult transportida ühest tajust teise. Ja tihti, millise vea me võib-olla teeme nii-öelda keskkonna siis teadlikkuse tõstjatena või siis vahendajatena või lebitajatena, et me ei mõtle väga palju selle peale, et kelleni me tahame jõuda. Et me mõtleme, et me tahaks kõigini jõuda ja siis tuleb sealt nagu niisugune suhteliselt ühtlane nagu ühtlase vormina mingisugune asi, mis lõppkokkuvõttes ei puuduta mitte ühtegi sihtgruppi. Et me peaks nagu alustama väga konkreetse sihtgrupi peale mõtlemisega ja siis nagu niimoodi liikumagi nagu erinevate gruppide juurde väga erinevat teed pidi. Et seda saab erinevate vahenditega teha ja ma nagu näen, et
et praegu need asjad liiguvad ikkagi sinnapoole, et üha enam inimesi väga erinevatest vanustest ja sihtgruppidest hakkavad aru saama. Nii et ma ise olen positiivne jah, et see mind üleval hoiabki. Aga Mariann, sa tõid enne eks selle näite, et on varem olnud kõrgkultuure, kes on nagu ära lõpetanud oma eksistentsi tänu sellele, et neil ei olnud enam võimalik süüa toota endale. Ümberringi viljakus lõppes ära muldadest. Kui me oleme näinud selliseid asju juhtumas, me teame neid näiteid, mis me sama asja täpselt uuesti läheme tegema, kas see nagu, me ütleme enda kohta homo sapienseks, mõtlev inimene, samal ajal läheme, ma ei tea, mitmendat, 13. korda või, samasse ämbrisse, Ma arvan, et me ei mäleta. Me ei mäleta neid asju, näiteks mina just lugesin raamatust, millest on kirjutanud Baturin, et ühest rahukuningast, Ashokast, kes elas 300 aastat enne Kristust. Ja siis tema oli selline, et kõigepealt, et ta kuningaks sai, siis ta hullult vallutas alasid. India kandis sai siis suurte alade, ma ei tea, Aserbaidžaanist kuni mingi India idanurgani seal valitseda. Ja siis korraga ta nagu sai villand sellest sõjapidamisest, sellest hävingust, sellest kaosest ja ta pühendus budismile. Ta pühendus aedade loomisele, rajas kaevusid ja isutas puid või käsutas puude istutamist ja neid ravimtaimede aedu, vähemalt siis selle raamatu ainetel. Ja nagu see on mingis mõttes hämmastav, et temast on kirjutatud, sest et ta tegi midagi, mis oli nii ootamatu ja see muudatus toimus ühe eluaja jooksul. Ja võib-olla kõige lihtsam ongi justkui nagu ühe eluaja jooksul või vähemalt paari eluaja jooksul, sellepärast et siis me mäletame veel seda asja. Aga mis toimub veel kusagil kaugemal, seda me ei taju enam. Et see on, me teame, et seal Lähis-Idas lihtsalt ongi kõrb. Et kui me ei loe ajalooraamatut, siis me ei tea, et seal oleks olnud midagi muud. Ja me praegu nagu inimestena, mulle tundub, et me oleme harjunud hästi kiirete asjadega. Info tuleb kohe peale, mis maailmas kõik toimub, kõik asjad nagu eeldame, et toimub hästi ruttu, kõik on internetis, aga need muudatused toimuvad tegelikult aeglasemalt. Paremuse poole toimuvad aeglasemalt ja halvemuse poole toimuvad aeglasemalt, kui me suudame tajuda. Aga mulle tundub, et kui selles ikkagi seda lootust otsida, siis näiteks minul on 9-aastane poeg, kes ütles, et ma ei tea, kus ta seda teab, ma arvan, et koolis ta seda ei õppinud, aga igatahes ta ütles, et aga millal need inimesed lõpuks aru saavad, et nad on looduse osa. Et kui nad sellest ometi aru saaksid, siis nad saaksid ju aru, et nad ei saa seda hävitada. Sest et kuidas sa hävitad nagu ennast. Aga ma arvan, et tegelikult me ei saa isegi sellest aru, kuidas mitte ennast hävitada. Et tegelikult ma arvan, et kõik need maailma keerulised probleemid, miks me seda ei tee, taanduvad sellele, et miks me ennast ei muuda või miks me ennast isegi ei armasta. Et kui me isegi ennast ei armasta, mis siis rääkida nagu maailma ja looduse armastamisest. Et mingis mõttes see jõuab ikkagi inimese tasandini välja, ükskõik kui suur see on. Ja et kui palju siis on vaja, et me seda teeksime paremini. Mind motiveerib Geoff Lawton, kelle permakultuuri kursuse mina läbisin ja kellel on üks selline hästi äge video sellest tipping pointist ehk murdepunktist, et tema uuris seda, et palju siis on vaja, et ta leidis, või andmed on siis, et justkui 12–18% inimkonnast võiks siis teada nagu mingisuguseid teistsuguseid asju, et siis hakkab juhtuma ja levima, et siis see korraga on normaalsus. Ja siis tema ütles, et tema on sellest teadsaamisest peale oma elu pühendanud sellele, et rohkem inimesi saaks lihtsalt neid asju teada, see teadlikkus tõuseks ja see on see, mis mind motiveerib, et ma räägin, et isegi kui seal on üks inimene, kes otsustab teistmoodi teha, siis see juba on võit. Ta saab lihtsalt midagi uut teada, igaüks meid saab kellegi käest midagi teada ja selle tõttu ongi hästi oluline, mida sina, Lennart, teed ja kuidas sina neid õpetajaid seal õpetad, et kui kuskiltki midagi läheb ja ma arvan, et need osad lapsed tulevad lihtsalt sellega kaasa, sest et nende jaoks see millegi pärast juba on normaalne.
nii et ma ei tea, ma arvan, et kui me selle normaalsuse ratta nagu saame teisel tasandil käima, siis tegelikult võib-olla need asjad läheb päris ruttu heaks ka. Bioloogi kohalt nii-öelda lähtudes, siis mina näen, et ükski liik ei ole igavene, et nii ka inimliik Homo sapiens ei ole igavene, et ta sureb nagunii välja üks hetk, eks ole. Aga et mitte nii-öelda siis see nii-öelda väljasuremine ei oleks kohutav ja kole ja õudne ja ma ei tea, et millest iganes see võib lõppeda ökokatastroofi või nälja hädasse või mis iganes sureme oma enda vara otsa ära. Et sellepärast peabki mõtlema ja tegutsema selles suunas, selles jätkusuutlikkuse suunas, selles nii-öelda suunas, kus me muudame oma väärtushinnanguid ja väärtustame tõesti seda, mis on oluline, oma tervist, oma keskkonda, mitte autovelgesid, mitte, ma ei tea, suuri majasid. Et ühesõnaga, et see mõte nagu jõuabki sinna, et tegutseme selle nimel, et meie liiki väljasuremine oleks ilus. Aga siin ruumis nüüd inimesi ilmselt võib-olla selliseid ei ole, ma siis võtan nende rolli, keda siin ei ole, kes ütleksid sulle, et aga sellist hulka inimkonda on võimalik ikkagi ära toita ainult siis, kui sa intensiivpõllumajandusega toodad väga palju sööki, sest muul juhul ei suuda kuidagi seda massi ära toita. Ma tean jah, Monsanto koduleheküljel on see kirjas, tegelikult nüüd on Bayer, aga neil ongi nagu selliste argumentidega nad õigustavadki oma eksistentsi ja oma toodete paiskamist maailmasse, aga ma arvan, et see ei ole tõsi, et permakultuuriga on võimalik samamoodi inimesed ära toita. Tegelikult, kui sa teed hea süsteemi, siis sellest tekib alati ülejääk ja see ongi permakultuuri eetika, et sa hoolitsed maa eest, muuhulgas ka inimeste eest ja lood mingit ülejääki, mille abil sa lood nagu tulevikku, hoolitsed tuleviku eest, et see kõik on nagu meie mõtlemises kinni või siis lahti, et see on meie kõige ägedam organ, millega me saame valida, mida me teeme. Aga mis sa sellest Grete mõttest arvad, et võiks nagu selle muu bioloogia või loodusõpetuse õppekava asemel lihtsalt aasta aega nagu ninapidi mullas olla? No ma arvan küll, näiteks minu poeg, me nüüd kolisime Tartust maale ja siis kõige hämmastav oli see, et me muretsesime, et siis sõbrad ja kõik, et kuidas nad siis saavad ja siis mu poeg ütles, et minu plaanidesse enam linna kooliminek ei mahu, sellepärast, et mul on järgmise aasta istutusplaanid juba tehtud. Ja ma ei tea, kuidas see juhtus, mul isa on küll ka põllumees, nad said tema käest mingid taliviljaseemneid, panid need eelmisel sügisel maha ja nüüd ta ütleb, et aga mul on ju vaba aega, ma saan katsetada, et kuidas need asjad siin kasvavad, et porgand mul üldse ei õnnestunud, et aga äkki järgmine aasta tuleb paremini välja. Ja see nagu juhtub lihtsalt sellepärast, et ma ei ole nagu midagi öelnud neile, kuule, tehke peenar või nii, vaid nad lihtsalt näevad, et nad võivad seda teha või et see ongi see, et ma olen Kanadas olnud ja siis ma olin hämmastunud sellest, et inimesed läksid ülikooli, et õppida, kuidas tomatit kasvatada. Meile tundub see nagu iseenesest mõistetav, et isegi kui sa ei ole seda õppinud, siis sa, ma ei tea, sa kuidagi nagu tead või siis küsid vanama käest järgi või kui see kuskil nagu on olemas. Et ma arvan, et me peame seda taset selles mõttes nagu hoidma, et kes saab vähegi vanematena, siis näitab lastele, et midagi kasvab maa peal ja et see on muld see asi, mis sa katsud ja see, et kui seal midagi kasvab, siis see on sellepärast, et seal on elu sees. Ja ometi seesama põllumees ju teab seda sama, on ju? Tead, võib öelda, et põllumees ei tea, seda põllumehele räägitakse kogu aeg nende Bayeri ja Monsanto ja nende poolt, et kui sa ei pane väetist ja seda, siis sa ei saa saaki. Tegelikult ei räägi keegi sellest, kuidas on taimede loomulik toitumine ja seda, et taimed tegelikult kasvatavad mulda. Ja näiteks seda, et me võiks kogu selle CO2 häda siin ära unustada, kui me vähegi mulda seoks süsinik, vaid üks probleem ongi see, et see süsinik, mis peaks mullas olema, ei ole enam seal. Et kui me kuskil on mingi arvutus, et 4 sentimeetrit mulda globaalselt ja me oleme tagasi tööstusrevolutsiooni eelses ajas, mõtelge 8 miljonit inimest või 11 miljonit inimest, kõik nagu tegelikult siis sellega, siis polekski mingit probleemi. Tead, ma sellega osutasingi sellele, et vaata, miks on nagu see probleem, et me jõuame sinna, et mõtlemises on kinni ja muudama mõtlemist. Aga tegelikult, mis on nagu kõige nagu salakavalam või intrigeerivam selle nagu psüühika juures on nii, et inimesed vaatavad sama asja
aga nad näevad seda, mida nad teavad. Et ehk siis see, mida sa tead, määrab selle, mis maailmas sinu jaoks reaalselt on. Ja isegi väga huvitavad füüsikaga seotud katseid on tehtud, et kui sa võtad gruppi, kes lapsi või täiskasvanuid, ja meil on näiteks füüsikaliste nähtuste suhtes suured väärmõisted. Näiteks meil on väärmõiste, et asjad kukuvad eri kiirusega sõltuvalt raskusest, eks ju. Ja kui nad ei tea seda õiget teadmist, siis nad näevad, nad füüsiliselt näevad valesti. Ja samamoodi, kui sa ei tea, et on kusagil liigirikkus, siis sa näed ainult rohemassi ja sa ei näe puid, sa ei näe liike. Et tegelikult probleem ongi selles, et asi on ja sinu poja näide on veel teine näide, ma tahaks rääkida, kuidas sa tegelikult lood õpikeskkonda sellest ise aru saamata, eks ju, mida oleks vaja luua kõigile. Et minu nagu unistus õppimise mõttes ongi see, et me saaksime luua kõigile sellise õppimise kogemuse, et vaadates mida iganes, olles oma koduses Selveris õhtupoolikul pärast tööd, siis mida iganes sa vaatad, igasugu tarbimiskäitumise juures aktiveerub kogu see teadmiste pagas, mida see tähendab terviku mõttes. Mida iga sinu käitumine tähendab tegelikult, mida tähendab see, et ma panen sinna, et kohe hakkavad minu peas jooksma pildid, see mõjutab seda, see mõjutab seda, see mõjutab seda. Nii nagu kui näiteks lihtne näide, kui sa tänapäeval, kui kunagi arvati, et lapse peksmine on okei, ja tänapäeval, kui sa näed, kuuled naaberkorteris pekstakse last, siis sa helistad politseisse või lastekaitses, ütled, et seal tehakse ühele psüühikale halba ja see on kuritegu. Täna me teame isegi seda, et lapse häbistamine häkib ta psüühika halvasti ära ja sa näed kõrval keegi häbistab last, kas sul häbi ei ole, sa ütled, kuule, käsi vahele, sul hakkab valus. Ja samamoodi võiks tekkida nii, et sa lähed ja sul on seal see leib, mis on toodetud nagu mulda mittehoidval viisil ja sul tekib stopp, see on sama hull kui suits minule, sest see teeb haiget sellele, mis hoiab alal minu jaoks toimivat ökosüsteemi. Et ehk siis, et jama ongi selles, et selleks, et me saaksime et ma näen, et kõige taga on alati teadmised, aga need teadmised peavad olema konstrueeritud õigesti. Ehk siis, et sel hetkel, kui minule näidatakse justkui sellist süütud stiimulit, näiteks ilusasti niidetud, siledaks pöötud murulapp traktoriga hästi suur, lihtsalt for nothing, ja siis sina tajud seda ohtlikuna ja koledana. Et ehk siis see tähendab, okei, sa näed seal taga on see, et siin on elurikkus puudu, see on vaene, see on ohtlik, see on kole, see raiskab vett. Aga et selleks, et seda õppimist saavutada, ongi vaja süvenemist, ongi vaja selliseid õppimisviise, kus see inimene, kes hakkab õppima, talle mitte ei laulda tõdesid ette, vaid aadatakse temal samm-sammult sellest tavamõistest, kus ta on konstrueerida seda teadusmõistet. Ja sina oma lapse puhul tegid ühe asja väga õigesti, mida me teeme kampaaniate puhul alati valesti. Kõik, kes me teame, kuidas on tõde, mis me läheme tegema selle tõega? Kuulutama, hangude ja tõrvikutega, me teame, kuidas on, hakkame ruttu päästma. Ehk siis me hakkame inimesi survestama. Kas sa sundisid oma poega? Sa pole kunagi, mida sa tegid, sa lõid keskkonna, kus on asjad olemas ja siis sa lubasid tal nendele ligi minna ja neid nuusutada. Mida teevad loomad, avastavad kogu aeg oma keskkonnas. Kui sa paned sinna rikkalikult asju, sa paned sinna rikkalikult tarku inimesi, kes omavahel räägivad ja kes ei alahinda tema võimet sellest aru saada ja sa võtad ära igasuguse surve, siis juhtuvad imed. Ja see on täpselt risti vastupidi, kuidas käib näiteks meie koolisüsteem. Me kogu aeg survestame, sest me survestame ülipehmetel, ülivarjatud viisidel. Me oleme pettunud, me paneme lapsed võistlema, mis on üks põhjus, miks me hiljem hakkame võistlema suuremate majade ja autode pärast, eks ju. Sest me oleme harjunud, me peame kogu aeg kellestki paremaks, me kogu aeg peame konkureerima. On koolisüsteemid, mis kaotavad ära võistlemise, sellest me tegime ka saate. Leiavad, et lapsi huvitab asja sisu, arusaamine. Eks ju. Et ehk siis sinu, neid näiteid on nii palju, mida sa teed õigesti, sinu ei saagi valesti minna, aga et minu arust seda tuleb nüüd skaleerida. kuidas sina mõtled? Mis oleks see selline ratsionaalsuse pilt, milleni me enam-vähem reaalselt võiks veel ikkagi nüüd jõuda? Et haridussüsteem on väga inertne. Sa õpetad õpetajaid, kes õpetavad õppejõud, kes õpetavad õpetajaid, kes õpetavad õpilas. Muutuste elluviimine võtab aega kõvasti. Globaalne majandus töötab endiselt kapitalistlikel põhimõtetel, globaalne finants töötab kasvust orienteerituna. Need on suured süsteemid, mis on inertsed, mida on keeruline ja raske, kindlasti mitte võimatu muuta. Ma ei alustaks sealtpoolt otsast seekord Marianist, et sa ütlesid, et ainus, mis on vaja, on see, et inimeseks mõtlemine muutuks ja kui kõigi 8 miljardi mõtlemine muutub korraga, et siis ongi hästi, aga mis see selline parim realistlik ratsionaalsuse kirjeldus võiks olla, kui sa mõtled just sellele, kust ja kuidas me oma toidu saame ja kuidas me mõtleme
põllumajandusest ja muldadest ja kõigest sellest, et milleni me võiks jõuda, millest sa unistad? minul on see õnn, et mina nii-öelda justkui siis õpetan või tegelen inimestega, keda see asi huvitab. Ja see on juba minu meelest hästi nagu tore, sellepärast, et siis ma pean võitlema selle niisuguse vastuseisuga, on ju. Et ja mulle tundub, et et mille peale ma siin üldse loota siis saan, on see, et kuidagi juhtub see, et rohkem inimesi on sellest huvitatud iseenesest. Mingis mõttes nagu, et see on äkki selline, see on äkki see 100 ahvi teooria, mida mõned küll ütlevad, et seda pole olemas, aga äkki ikka on, meil ökoloogias vähemalt õppejõud rääkis sellest, tunnustatud isik Eesti Vabariigis, et kui mingi hulk inimesi, mingi väike hulk inimesi õpib mingi uue asja ära, siis see ikkagi nagu levib. Siis see kuidagi saab normaalsuseks ja mina mõtlen, et meil Eestis on ikkagi selles mõttes hästi ka juba, et meil on nii palju asju veel olemas, meil on nii palju teadmisi olemas ja siis, et me ei pea nagu ma arvan, mingis mõttes me peame ootama kollapsit, sellepärast, et me ei suuda enne nagu muuta ennast, kui tekib mingi kannatus, on ju. Näiteks praegu see viirus oli hästi hea kannatus. Meid pani ta nagu maal elama minema, on ju. Ja ma tean, et neid inimesi on veel, kes on selle tõttu muutnud midagi oma elus. Ja siis mingis mõttes nagu võib ainult plaksutada selle peale, et saabus mingi väline stiimul, mille tõttu tekkis nagu tunne, et võiks midagi teisiti teha. Ja mingis mõttes siis lihtsalt natuke ma nagu ootan seda ka, et juhtuks veel midagi. Et mis nagu paneks inimesi muutma ja tegelikult ma arvan, et inimeste eludes juhtubki neid asju kogu aeg vaikselt, mis neid rabavad, ma ei tea, lähevad lahku oma elukaaslasega või juhtub midagi muud sellist, mis tegelikult inimese psühholoogia jaoks tähendab nagu surmaohtu. Ja siis see surmaoht on nagu mingis mõttes see, mis sind paneb teistmoodi käituma ja sellepärast ma võib-olla ise alati natuke räägin sellest nagu õudsest asjast ka, mis maailmas on. Kuigi ma ise pean tunnistama, et need õudsed asjad maailmas ikkagi mind ka morjendavad vahest väga sügavalt ja demotiveerivad, aga siis ma jälle tõstan ennast sealt üles ja saan aru, et see kõik on minu enda sisemine töö, et ma pean keskenduma sellele, kuhu ma lähen, mitte sellele, kust ma tulin. Seda ma pean lihtsalt teadma, aga ma pean valima oma sihi ja see on igaühe enda vastutus. Et keegi ei saa kellegi teise eest öelda, et kas sa paned seemne maha või ei saa või ei pane. Meil on demokraatia justkui, eks. Et igaüks ise otsustab ja see on tema vaba tahe ja mingis mõttes ma loodan siis ainult nagu sellele. Lennart, sama küsimus mõnes mõttes. Jõed voolavad edasi merede ja ookeanide poole, kannavad endiselt plasti, mida toodetakse endiselt jätkusuutmatul moel. Mis see parim realistlik saavutatav stsenaarium sinu vaates on? Kui nüüd rääkida veekeskkonna reostusest ja plastist, siis seal lahendused juba nagu liiguvad selle poole, et on ju leitud palju liike, näiteks vahaussid või üks bakter, kelle nime ma praegu kohe, ja ma võin öelda ka tegelikult, Idonella sakaniensis, et neid liike on veel ja ühesõnaga nad toodavad ensüüme, mis suudavad plasti lagundada ja suudavad lagundada nii, et sellest jääb järele süsinik. Nad söövad selle ära. Muidugi häda on selles, et plastile pannakse sageli juurde igasugu muid asju, et ta näeks välja nagu klaas või et ta painduks hästi, peaks vastu kuumale, et paraku neid nad ikkagi ära ei söö, et need ained ikkagi vähemal või rohkemal määral keskkonda jõuavad. Aga just selle nii-öelda nendest liikidest siis õppuse võtmine ja nende ensüümide kasutamine. Nüüd paar päeva tagasi tuli just artikkel, et teadlased oskavad nüüd juba 6 korda efektiivsemalt selle ensüümiga lagundada. Nii et see areng nii-öelda toimub ja lahendused toimuvad. Ja üks siuke nagu hästi tore uudis oli veel see, et kuidas nii-öelda noored on hakanud et muidugi nad mõtlevad palju rohkem tõenäoliselt ju kui sinu isa näiteks on, et sa just räägidki seda, et nad ise ka, vanemad inimesed ise ka tõesti tõdevad seda, et neil on raske neid muutusi teha. Aga noored mõtlevad palju rohkem sellele ja seal oligi üks lugu, et üks 18-aastane poiss Ferreira kõndis lihtsalt mere ääres ja nägi, kuidas siis kivi külge on kleepunud mingisugune õline ollus ja sinna külge hakkavad plasttükid kogunema.
ja siis ta jõudis lõpuks nagu mingisuguse teadustulemuseni, et kasutades siis magnetiite, mis on mingid siis nagu magnetina toimivad osakesed ja õli, et siis on võimalik tegelikult plastosakesi veest väga efektiivselt välja filtreerida, et isegi 88% plastosakestest saad sa niimoodi kätte. Ja ta võitis selle eest mingi tohutu auhinna veel, ma ei tea, seal oli ikka mingi $50,000 või mis ta selle eest sai, et ta sai siis õppima minna selle raha eest kuhugi kas Hollandisse või ühesõnaga kuhugi sinna kanti. Nii et neid häid näiteid on ja see põlvkond, kes on nagu sealt tulemas sellest nii-öelda, ütleme siis, kellel on nagu nii-öelda mõte veel lahti ja avatud nendele uutele lahendustele, et seda ma näen, et see aina kasvab. Ja üks asi on kindlasti ka julgus teha ja julgus rääkida teiste inimestega, et lihtsalt nagu, kui paljud meist üldse, me ise teame, kui paljud meist teevad seda, et näiteks kui mina elan ka kortermajas, et kas ma lähen oma naabri ukse taha koputan, et kuule, et mul on selline jutt, et hakkame nüüd prügi sorteerima. Või et ma ei tea, et teeme kompostiunniku siia aeda, et mina olen seda konkreetselt teinud, see ei viinud kahjuks väga kuhugi, et ma pean seda ilmselt veel tegema paar korda, aga just, et ongi julgus siis uuesti proovida, et mitte, et sa saad nüüd vastu näppe ja nüüd on kõik, et tegelikult me peaks seda palju rohkem tegema ja üksteist nagu, ma ei tahaks öelda survestada, sest et see ei toimi. Ei toimi, aga me teame täna, mis toimib. Et me teame täna, mis toimib ja see kaasamine ja selline, et mõtestamine just nimelt ka. Tema perspektiivist. Jah, et temani jõudmine tema perspektiivist. Väga õige, et just see julgus kasutada neid teadmisi ka ja neid niimoodi katsetada ja proovida ja ma arvan, et siin on lahendused olemas. Ja ma tahtsin öelda, et tegelikult see samane mulla osas on ka selliseid hästi ägedaid näiteid, et selline mees nagu John Kempf Ameerikas, ta ei ütle, et kuule, hakake mahedaks või midagi sellist. Ta räägib sellest, et kuidas põllumehed saavad suuremaid saake, maitsvamaid vilju ja ei pea nii palju raha kulutama. Ja tegelikult järjest muutuvad vaikselt mahedaks, sellepärast et nad saavad aru, et see ongi võimalik. Ja see ongi selle kaudu, et ma lihtsalt toidan taime nii, et taim on nii tugev, et kahjurid teda ei taha ära süüa. Et see on nagu see looduse loogika, et kisked söövad ära nõrgemad ja samamoodi söövad kahjurid ära nõrgemad taimed. Ja siis sa lihtsalt pead nagu teistpidi seda mõtestama, et teen siis taime nii tugevaks, et teda ei sööda ära. Ja see lähebki nagu sellise teistpidi loogikana, levib ja on väga populaarne ja need teadmised on tegelikult Eestis ka juba olemas, et ma arvan, et need ka vaikselt levivad edasi. Suur aitäh! Kutsun siis kõiki ka nendele sarja järgmistele loengutele. Grete Arro oma ongi järgmine juba nädala aja pärast, 14. oktoobril. Räägib Grete sellest, et millest meie keskkonnateadlikkus koosneb. Ja kõik meie panelistid on oma loengutega selles sarjas esindatud, lisaks veel teisi eksperte, kes siis seda oma nurkade alt vaatavad, et kuidas sellest absurdsest olukorrast, millest siin täna ka juttu oli, jõuda mingil kujul siis ratsionaalsema, toimivama, jätkusuutlikuma tsivilisatsioonini, ökosüsteemini, ökoloogilise suhestumiseni. Rohkem infot leiate Tallinna Rahvaülikooli veebilehelt kultuur.ee või siis ka nende Facebooki lehelt facebook.com/Tallinna Rahvaülikool. Mina väga tänan, et te võtsite selle õhtuse aja, et tulite, olite siin. Loodetavasti tegite seda, mida Grete ütles, et mõtlesite hoolega kaasa ja äkki juhtus see vau-ahaa, et tekitasite iseendas selle teadmise, sellepärast et keegi teine seda väljaspoolt, nagu me kuulsime, tekitada ei saa. Soovin teile turvalist koduteed, ilusat õhtut, olge hoitud. Aitäh!